Tere, olen Reigo, olen kaalukirurgia patsient ja olen läbinud maavähendusoperatsiooni. Minul on tehtud siis mini-bypass ja umbes aasta aega tagasi, 14. veebruaril eelmisel aastal. Miks ma selle operatsiooni kasuks otsustasin? Ma olen proovinud igasuguseid kaaluvähendusmeetodeid, kas siis on tervislik toitumine, liikumine, treeningud. Nad ei ole toonud sellist tulemust, nagu ma olen soovinud. Kahjuks on niimoodi, et mingisel teatud hetkel see kaal jääb seisma ja see nagu rohkem alla ei saa. Ja see otsus ei ole kunagi kerge teha. Eks ma ka vaatasin erinevaid kohti, kus midagi teha. Miks ma siia tulin? Ma nägin seda lõiku hooajasaates esimest korda ja sealt ma vaatasin, et tundub olevat tore meeskond, turvaline endale, sõbralik. Ja sellepärast siis hakkasin rohkem uurima ja võtsin siis ühendust sellega, et tulla kõigepealt konsultatsiooni, et mis nagu arst arvab, mis teha võiks. Mulle õudselt meeldis, kui ma siia tulin, mind võttis vastu peakirurg Ilmar Kaur. Algul ma veits kartsin, kas kõik läheb sujuvalt, aga kui ma Ilmar Kauriga vestlesin sellest teemast, siis mulle tundus, et ma olen õiges kohas õigel ajal. Mulle õudselt meeldis see, et sa saad ise palju otsustada, milliseid lõikuseid teed, kes sind lõikab, et kõik on sulle tehtud hästi kergeks. Esimene konsultatsioon läks hästi, peale seda tegime planeeringu, millal ma võiksin lõikusele tulla. Ja ennem seda ma mäletan, minulegi tulid hirmud, et kas on ikka õige mõte minna. Siis ma võtsin uuesti kaalukirurgia keskusega ühendust, ma sain sealt abi. Mulle räägiti üks tore lugu, et kellelgi teisel on ka sellised hirmus olnud ja see on täiesti normaalne. Sest on normaalne tunda hirmus ja selliste asjade eest, mis ei ole sulle kuidagi tuttavad või mida sa ei ole varem teinud. Eks iga protsess, mida sa nagu teed, on siis uus, eks see ikka uus asi hirmutab. Aga lõikuse päeval ma mäletan, ma olin hästi rõõmsameelne, hirmud olid kõik läinud, ma olin ise ka üllatan, eks see ka toob palju endale kasu, sellepärast et mida positiivsem ja rahulikum sa oled, seda paremini ka kindlasti lõikus läheb. Meeskond oli hästi tore. Mäletan, et mul oli selline tunne, nagu ma oleks pere keskel olnud. Kõik olid hästi sõbralikult, mul ei olnud kordagi sellist tunnet, et mind oleks jäetud üksi, ma sain hästi palju informatsiooni, see oli tegelikult hästi tore, et tegelikult sa näed, et südamest sulle tahetakse head ja sul on alati see keegi su kõrval, kes sind siis toetab, et see oli hästi tore. Järgmisel päeval oli konsultatsioonid, kuidas siis eluga edasi läheb, et millise vitamiine peab võtma, kuidas peab sööma. See oli ka hästi põhjalik, sai igasuguseid brošüüre kaasa, mis aitavad ka siis sellele protsessile kaasa ja alati, kui ma olen võtnud ühendus siia kaalukirurgia keskusesse, ma olen alati abi saanud ja väga kiiresti. Ma olen võtnud ühendust nii toitumisnõustajaga või siis näiteks ka peakirurgiga ja ma olen need vastused saanud hästi kiiresti, mis on tegelikult hästi tore, sest alati, kui sa võtad ühendust, siis on ju mingisugune mure. Ehk sa oled oma murega veits aga üksi, aga kui sa ühendust võtad, siis see on hästi tore tunda, et sa saad selle mure lahendatud hästi kiiresti, sest sa saad nagu abi. See on olnud küll selle protsessi juures kõige toredam. Ja siis, kui ma alati on Eestis käinud või siin kaalukirurgia keskuses, alati on meeskond hästi sõbralikult sind vastu võtnud ja on hästi tore tulla siia, sest sa ei tule nagu arsti juurde, vaid sa tuled nagu sõprade juurde, kellega on siis tore koos aega veeta. Tänaseks on kaalu kadunud 69 kilo. Minul on kaal pidevalt langenud aasta jooksul, et ei ole kordagi seisma jäänud.
kui varem kandsin suurus 2XL-i, siis praegu kannan suurust S, mis on tegelikult päris hea tulemus, aga see kaalulangus ei sõltu ainult sellest, et sa teed selle operatsiooni, vaid sa pead hästi palju ka ise selle jaoks vaeva nägema, et sa pead oma toitumist jälgima, sa pead trenni tegema. Kas, ma ei oskagi öelda, kas trenni tegemine, aga füüsiline liikumine, mõni armastab käia, igaüks peab leidma oma mooduse, kuidas endale see meeldivaks teha. Kui ma mõtlen oma aja peale tagasi, et kas see oli seda kõike väärt, minu kohal see oli, sellepärast et ma sain oma kaalu alla, jah, iga kord umbes 20 kilo, aga siis ta jäi seisma. Ma ei saanud, ma tegin kõik selle jaoks, mis on vaja, ma tegin trenne, ma tegin tervislikku toitumist, aga tulemused ei olnud sellised, mida ma soovisin. Ise olen väga rahul, et olen tulnud siia kaalukirurgia keskusesse tegema maovähendusoperatsiooni, sellepärast et see on mind aitanud. Soovitan kõigile kaalukirurgia keskust, kes ise võib-olla hakkama ei saa kaalu langetamisega sellisel moel, mida nad sooviksid. Saada päring ja saad tasuta konsultatsiooni ja kõik need inimesed, kes sinuga siin tegelevad, on hästi sõbralikud ja tõesti tahavad aidata sind sellel teekonnal.